käsi. Ma üldjuhul peebimeesid tööst ei võta, aga kuna mul õemees sõidab sellega, siis ma pean tegema seda. Õnneks tal on päris auto ka, et Audi S4, et päris peebimees ei ole. Probleem oli siis siin kaanetihendiga, et surve oli jaotussärgis. See on siis E61 kolmene diisel, 160 kilovatti. Ja plokigaan käis remondis, käis survestamises, lihvis, Corsa Motors siis. Seal tehti heaks see plokigaas ja siis vahetan ka ketid ära siin. Seda võib-olla näitaks, kuidas ketivahetus käib. No kunagi, ei ole küll kunagi teinud antud mootoril, aga ma ostsin siin abinõud. Et see töö ära teostada. Eks paistab, äkki õnnestub. Mul on kõik siin lahti võetud. Siitpoolt tuleb ära võtta lahti lasta kliimapump ja kliimapumba kronsa. Siitpoolt tuleb ära võtta roolivõimupump koos kronsaga ja generaatori võtsin eest ära. Mul on kett maha võetud. Siin üks alumine tald oli puruks, alumise keti. Ja kõigepealt ma panengi selle, see tihendi pind tuleb puhtaks teha kõigepealt. See on mul tehtud. Ja siis ma panen paika selle uue plekist tihendi. Ja siis saab tallad ja alumise keti paika panna koos pingutiga. Tald. See on teine tald. Siis panen keti paika. Nii, ja panen selle kõrgsurvepumba hammaka panen ka uue. Panen paika pinguti. Ühesõnaga, mul on see alumine kett on peal. See käib siis väntvõlli ja kõrgsurvepumba vahel. Esimene silinder on ülemal ja seal taga, kas ma neid suunan õigest kohta, seal taga käib tift läbi hooratta, et siis on väntvõlv fikseeritud. Ma keeran need pinguti kinni, võtan selle alumise splindi välja, pingutan alumise keti ära ja keeran selle pumba ratta kinni. Ja ma panen siia ära selle ülemise keti. Siis ma panen ketikaane peale ja siis ma panen alles plokikaane. Sest plokikaane tihend tuleb üle selle ketikaane ja alt karter on samamoodi. Tuleb üle, et ketikaant kätte saada, tuleb alt karteri 4 volti lahti keerata. Et ma ei hakanud karterit ära võtma ja kui mul plokikaan peal on, siis ma ei tea, kui hea seda ketikaant pärast panna on siia vahele. Et ma panen ta ennem paika ära ja siis panen plokikaane peale. Plokikaane poldiaukudega käisin keermepuuriga üle, keermed puhtaks, plokipind puhtaks ja et silindris mingit jama ei ole, et need ka puhtaks. Oota, aga ma keeran nüüd kinni need ja siis paneb ketikaane peale.
see on 65 Newtonit siis autodata järgi. Proovin siis ketikonda tagasi panna, mul on ära võetud simmer ja siit üks kork, et see tiht külge saaks jääda. Ja ära ei tohi unustada seda ketti. Seda ei saa pärast panna. Ma tõstan üles, panen kartulipoldid veel ja siis pingutan ära kõik. No nii, plokigaas on mul peale pandud juba. Ja siis põhimõtteliselt on vaja nugad nüüd kinni panna. Maha võttes märkisin ära. Endal lihtsam, et kumb on sisselase, kumb väljalase. Ja kui väntvõll on paigas, siis need nuka tipud peavad vaatama sinna kõrvalistuje poole. Siia pärast käivad abinõud peale, et ma keeran need nukapakud peale ja siis saab keti paika panna, et siit vahel paistab kett, et siit saab talla paika panna ja pärast pinguti see tiht välja tõmmata lihtsalt. Nii, et nukad on kinni. Juba proovin panna keti külge siia. Siia läheb üks tald. Alt läheb see soonega sinna polt on seal all, et see läheb sinna sisse ja siit käib pärast üks teine tiht sisse. Nii, ja siit käib teine see pinguti tald. Nendele tihtidele ma panen siin keerveliimi natuke. Sellel väljalaskenuka rattal käib see salguga klots siin, et siin käib see vaakumpump otsas. Nüüd on mul see abinõu peal, et kõigepealt ma keeran sisselaskenuka kinni selle otsapoldi ja siis keeran väljalaske, et siis tuleb see plaat teistpidi keerata teise nuka peale. Ja hetkel ma tõmban selle keti pinguti tihti välja, pingutan keti ära ja siis keeran selle poldi kinni alles. Nii, kett on pingul, väntvõll on fikseeritud, nukkvõll on fikseeritud, nüüd keeran kinni selle.
teise poole nukapaiki. Ja nüüd ongi paigas, võtan need plaadi pealt ära ja väntvõli tihti välja, siis saan mootorit ringi ajada. Mootori ringi ajamiseks on ka abinõud vaja. Kunagi olen vahetanud F-seeria 200 ja 300 diislil ketti, siis mul on selle jaoks abinõud olemas, et F-seerial on kett on tagapool ja siin komplektis on siuke abivahend olemas kohe, millega saab eest vända otsast mootorit ringi ajada. Väntvõll oli siis sellise asjaga fikseeritud, et see käib läbi jooratta. No nii, ringi käis, et nüüd ma panen klapikambri kaane peale, sisselaske kollektori peale, siit eest mõned asjad veel kokku, vaakumpump ja E-geeri soojusvaheti ja siis proovime käima. No nii, et see BMW on valmis nüüd, et käivitub ja sõidab ja toimib kõik. Et nüüd kõik BMW-mehed, pange like ja subscribe. Et võib-olla kunagi saab veel mõnda BMW-d teha.